olin siis jooksumaratonia juoksmas ja saatetegelased. Nii. Taevas ilus, sinine, päike paistab, pilvi pole, kõrge õhkkond. On õhtu, kell on 8, 8:30 juba läbi. Teisipäev, 7. mai 2019. Ja ma liigun poole üks koht Kuule linna vaab sõidab puu sinna üks mingisugune koht, millel oli palve siin veel läinud mingisugune imelik näitus oli seal varme tõttu ma siin igaks juhuks ei läinud. Aga muidu oleks läinud küll. Ja varsti saab jooksu maraton. Ma lähen sinna. Jooksma. Olen teede ristumispunktis. Tagasi tiiru poole. Paar kilomeetrit on veel joosta koduni. Seal nüüd juba oodatakse. Hakkan minema. Näitavad 500 meetri pärast teeninduspunkt maratoni ajal. Maratoni sildid on väljas juba. Maraton tuleb ikka sellel nädala lõpul. Ja ma ei tea, kus see läheb. Võib-olla tulevikus spordisõttele. Võib-olla. Pigem mitte. Praegu pigem arvan, et see läheb loodussõttele. Aga kuna minul siin taga öelda enam Elva männid, värske õhk, puhasapnik, siis auto vist tuleb. Lähme teebilt ära edasi. Nii. Siis kõik kuulake linnulaulu nii kaua, kuni see otsa saab. Ja mina liigun edasi puureapsi. Mina liigun edasi. Liigun ära. Moodi seinä.
kooritud peal, sest kätte ei saa. See on ka mustas õhus. Ta on ka väga mustas õhus. Süllendud. See tähendab täiesti. Palju tulevad. Need on lihtsalt sellised keskmised samblikud. Samblikud see. Samal on taim. Samblikud tehtud 4 kilomeetrit. Sammalikku puud tagas. Sammalikku ära. Siinä hallille need olid samblikud. Ja samblikud tuleb ära. Sest eristab. Samblikas puud. Ainult põhja külje. Nüüd on ainult põhja. Täpselt ainult põhja külje. Haberamblik. Tippu. Hästi puhta õhusamblik. Nagu niidid ripuvad puud üles. Lootus. Kuulake natuke linnulaulu. Raja. Siin on. Mis see on? Metsanduslik objekt. Harvendusraied Männikus. Metsaseadus paragrahv 17 lõik 9. Harvendusraied tohib teha metsaväärtuse tõstmiseks metsa tiheduse ja koosseisu reguleerimise teel ning lähitulevikus väljalangevate puude puidu kasutamise võimaldamiseks. Proovitükkide on rajatud metsakorraldustööde käigus 1993. aastal raiutud ja Soome tavade kohaselt. Proovitükk 12090 Elva metskonna tavade kohaselt. Proovitükk 12091 Proovitükk 12092 on kontrolliala. Siin on niimoodi ristkülliku kujulised proovitükid. Kui ma saaks, siis ma teeks praegu pilti. Ma arvan, et ma vist saangi. Pärast Instagramis võib-olla jagan seda pilti. Ja siin metsa harvenduse metsasõprade 10 harvenduse raiete proovitükid Männikus. Siin on võimalik võrrelda erinevaid hooldusraie tulemusi. Harvendusraietega parandatakse puistute metsanduslikku väärtust ja kasutatakse ära looduslikult väljalangevate puude puit. Eestis ja Soomes kasutatakse puistute harvendamisel erinevaid tõredusastmeid, mis on tingitud muuhulgas ka geograafilisest laiuskraadist, sest päike paistab põhja poolt madalamat ja seetõttu on seal kasvavad metsad hõredamad. Igal juhul peab puistu jääma parasjagu nii tihe, et torm teda oluliselt ei kahjustaks. Puud laasuksid normaalselt ning majandatavas metsades areneksid heade omadustega tüved. Harvendusraiel valitakse igas puude grupis kõigepealt välja need puud, mis jäetakse kasvama. Lisaks jäetakse kasvama ka need, mis võivad hästi asendada väljalangevaid puid.
pärast seda selgub, millised puud tuleb välja raiuda. Maha raiuda ikka. Proovitükkide majanduslikke tulemusi saab lõplikult hinnata alles lageraiega saadud kasumi analüüsiga. Iga proovitüki juures leiab ka tahvli puistu koosseisu ja puidumahtudega. Proovitükke tähistab metsas punase tipuga nurgapostid. Ahah, punase tipuga nurgapostid on need siis. Mis on proovitükkide tähistused? Jah, stinoosud, männitööd, harvestile asunud männitööd. Harvestile asunud on harulised madalad juba ja tihedalt koos. Ja hästi harulised madalad juba ja hästi lasud on hästi pikad ja sirged. Halvasti lasud madalad, tihedad koos oksad madalalt alustavad ja on kõverad ja mitu puud koos. Nii. Lähme edasi. Hooldusraie kuusikus metsandussõpperad 11. 1918 aasta rajatud kuusekultuurist tehti 1992 aastal, 10 aastat hiljem siis valgustusraie. See on esimene hooldusraie, mille käigus raiutakse välja peamiselt kuustu varjavad kased ja teised kiire kasvuga lehtpuud. Järgmine hooldusraie pidanuks olema arveldusraie Laim Läti metsas. Ta näeb rajapunktis number 13. Siin on jäänud arveldusraie vahele ja puistu on kasvanud liiga tihedaks. Maapinnal jõuab valgust ning rohurinde asema katab metsaalust kohe samblavaip. Liiga tihedas puistus väheneb puidu juurdekasv ning ka liikide arvukus väheneb. Nii näiteks puudub siinsas kooduses ja enesekapsas suudi on kuusikates tavaline. Metsakahjurid ning taimehaigused mõjutab monokultuuri kergemini kui segametsi. Monokultuurid on siis ühte tüüpi metsad. Hästi arvad, muusik on selline õhku läbilaskev. Ja siin jagu eriti seda õhku läbi, just hästi pime. Hästi arvendatud on selline valge, valgus laseb hästi läbi. Siin on selline pime, kui ta siin ütles hooldusraie vahele. Selline hästi pime kuusik. Kuused on üksteisele suhteliselt lähedal. Ja siin on paar kaska ka juba tekkinud. Samblad. Samblikud on kuusked ja need vahelõhutusraied. Ahah. See metsanduslik objekt hooldusraie kuusikus. Saati valgus kuuseteda 1982 aasta rajat kuusekultuurist, 1992 aasta valgustusraie, et seda ma juba rääkisin. Seda esimene hooldusraie, millega kanti valgust kuuseteda varjavate kiirkasvuliste lehtpuude väljaraiega. Samuti tehti esimene samm puistu tuleviku liigilise koosseisu kujundamise. Taotletakse kuuse enamusega segapuistut järgmiseks hooldusraieks. See on esimene arvendusraie Läti ajalis metsas umbes 10 aasta pärast. See oleks pidanud juba olema ära, aga seda ei tehtud. Metsaseadus paragrahv 16. Valgustusraiet tohib teha peapuuliigi valgustus ja toitetingimuste parandamiseks ning metsa liigilise koosseisu kujundamiseks. Ja, aga nüüd lõpetan, aga jälle kui teiselt. Tšau!